Need Lõuna-Korea noormehed hullutavad Eesti neide. Kuidas Aasias plaanimajandusega poistebände toodetakse ja kuidas staarid saladuse katte all meil suitsusaunoski käinud, kuuleme Eesti mehelt, kes seda aastaid uurinud. No nii, me hakkame rääkima nüüd Korea muusikast ja põhjust selleks on, et selline bänd on nagu BTS, poistebänd, ilmselt pole te mitte midagi sellest kunagi kuulnud, aga annab kontserti niimoodi, et 26. jaanuar meie kinodes seda näidatakse ja mis kõige üllatavam, piletid nendele seanssidele, mis on otse ülekanna, siis selles kontsert on täiesti välja müüdud. Et te aru saaksite, kes siis Eesti noori tüdrukud üldse huvitab, vaatame sellest BTS-ist ühe väikese katkendi. Ja YouTube'is on seda vaadatud, seda konkreetset laulu, siis suisa 344 miljonit korda, see on ülipopulaarne. Mis asi see on? Miks see ka Eesti noortes valmistus tekib? Tere! BTS on siis Korea popmuusika ehk siis K-popi üks lipulaev ansambleid ja tõesti nende karjäär on olnud midagi tõesti hämmastavamat, et nad on küll Koreast pärit, aga kõik, mis puudutab sotsiaalmeediat, noori, vaatamisi, laike, et selle koha pealt nad on maailma tipus, et kui nad lasid välja eelmisel aastal oma uue video, siis ühe ööpäevaga vaadati seda 45 miljonit korda, mis väga selgelt näitab, et Korea popkultuur on jõudnud igasse maailma punkti. Miks ta on jõudnud? Kui ma seda laulu vaatan, imelikud noored poisid laulavad mingit laulu, mind väga ei kõneta see kõik, aga miks see kõnetab siiski nii suuri masse, mitte ainult Eestis? No, võib-olla Eestis me oleme Korea popkultuuriga ainult väga põgusalt kokku puutunud, et ma usun, et kõik teevad Gangnam Style'i. Et see oli see hetk, millal Korea muusika ja Korea popkultuuri jõudis Eestisse, aga tegu on ikkagi ju aastakümnete pikkuse suurtööstusega. Et alates 91. aastast, kui siis Korea muutus nii-öelda siis demokraatlikult valitud riigiks, hakkas Korea valitsus väga tugevalt toetama nende muusikatööstust ja filmitööstust. Ja nii naljakas, kui see ei ole, siis üks Korea presidendi nõukogu tegi 90. aastate alguses sellise arvutuse, et Jurassic Park teenis aastaga rohkem kinos, kui nad oleksid müünud 200 000 Hyundai autot. Ja tänu sellele... Said aru, et see on hea tulualliks lihtsalt? Absoluutselt. Ja see on teadlik poliitik. Just. Ja tänu sellele hakkas Korea valitsus... Kas see sama Psy ja Gangnam Style, kas see on nagu üks suur juhus, see on vist maailma kõige enam vaadatud video, see on, ma ei tea, mitu miljardit korda seda vaadatud on YouTube'is või et kas see on nüüd suur juhus või see on ka teadliku tegutsemise? See on absoluutselt täiesti teadliku tegutsemise tulemus. Et milles olid korealased väga head, oli see, et nad ehitasid 10 aastaga suurepärase meediatööstuse ja nad kopeerisid kõik seda, mis oli hea välismaalt. Koreal on olnud alati ajalooliselt tugev side Ameerikaga ja nii-öelda siis see K-pop, eks ole, ongi siis kombinatsioon Korea talentidest, väga sellisest tugevast treenimisest, marketingist, sotsiaalmeedia kasutusest ja loomulikult kõikidest muusikastiilidest, mida üle kogu maailma, mis on üle maailmas populaarsed. Ehk siis mida korealased ja K-popi agentuurid väga edukalt teevad, on see, et nad jälgivad, millised on trendid, nad võtavad maailma muusikatrendid, nad panevad nad kokku ilusate, erinevaid keeli rääkivate, hästi tantsivate, moekate noormeestega ja nad kasutavad väga hästi sotsiaalmeediat ja tehnoloogiat ja loomulikult oma valitsuse tuge, et seda rahvusvaheliselt kuulajatele müüa. Seal Koreas on tõesti sõna otsus mõttes selliste poistebändid, et nagu tehased, et viiakse, nagu öeldakse, noored potentsiaalikad poisid sisse ja välja tuleb bändi liige. No, ma toon sulle lihtsalt ühe väikse näite, et ma vaatasin täna, kui palju teenisid 3 kõige suuremat K-popi agentuuri Koreas eelmisel aastal kokku ja see oli peaaegu $800 miljonit aastas. Ja loomulikult selleks, et niivõrd suure tulususe ja kaliibriga ettevõtmist läbi viia, ongi loodud selline
ma võikski öelda selline aastakümnete pikkune tööstus. Sa oled 16-aastane, sa oled andekas, kas sind valitakse välja või skauditakse või ka Koreas on võistlused, kus sa saad siis nii-öelda ise minna katsetama, kas sinust võiks saada järgmine superstaar ja sellel hetkel, kui sa osutud valituks, käivitub sinu jaoks 10-aastane programm, kus sind õpetatakse laulma, tantsima, suhtlema, rääkima erinevates keeltes, tavaliselt minimaalselt jaapani keeles, inglise keeles ja nii edasi ja sinust saab staarsüsteemis ja kui sa oled nii-öelda 10 aastat oma ettevõtet teeninud ja saavutanud kuulsuse, siis sellel hetkel võid sa olla vaba. Loomulikult see tuleb tohutu pinge ja väsimuse ja läbipõlemise tulemusena, et viimastel aastatel on väga tõsiselt hakatud rääkima ka sellest, et see mõjub teismelistele halvasti, et nad ei suuda selles vastu pidada ja paar aastat tagasi nii-öelda siis toimunud bändi Shinee laulja enesetapp oli see, mis tegelikult selle nii-öelda talendikonveieri pahupoole tõi avalikkuse ette, sest kuni sinnamaani tegelikult nii-öelda siis nende noorte talentide kasutamist selles tööstuses absoluutselt ei reguleeritud. Kas see sama Shinee, kes enesetapu tegi tõesti siis juba ülemöödunud aastal, tegi seda tõesti siis, temast on ka üks laul Lonely, kus ta laulab oma üksinduses, tegi tõesti sellepärast, et ta ei pidanud lihtsalt sellest Korea popitööstusest vastu? Absoluutselt, et kui sa oled üks kõige suuremaid nii-öelda kriitikaid, mis selle suhtes on öeldud, on see, et sul ei ole eraelu. Korea staari eesmärk on teenida oma fänne. Ja seal on olnud isegi juhtumeid, kus ühe teise kahe popbändi, ühe tüdrukute bändi, ühe poistebändi lauljad armusid ja nad pidid avalikkuses vabandama, et nad olid armunud. Sest sinu kui talendi töö on teenida sinu fänni. Ja kujuta nüüd ette, kui sa oled noor inimene, sa tahad elada elu, aga sa pead opereerima oma imago valguses. Peale selle kuulsuse tuleb ka selle võrra raha, et kui nad nii kuulsad on, et või läheb see kõik tööstusele? No absoluutselt, et üks väga unikaalne asi on see, et paljud nendest popstaaridest jätkavad oma tööd muus meedias. Nad ainult ei laula, nad hakkavad tegema telesaateid, nad hakkavad tegema filme. Paljud staarid on käinud ka Eestis, kes on alustanud nii-öelda K-popi muusikaärist ja nendest on saanud hiljem väga suured ja kuulsad kas siis teleshowde hostid, filminäitlejad või nii edasi. Ja meil on isegi natuke pilti vaadata siis Instagramis 2,3 miljoni längijaga Lõuna-Korea Men of the Year aasta mees 2016 Erik Nam käis siis Eestis Tallinnas. On siin teinud sellise väga sümpaatse pildi ju Tallinnas ja lisaks käis ta ka tõsielusarja Wizard of Ozzi tegelastega ei kuskil maal kui suitsusaunas või no siis pärast seda seal jääaugus, mis siis... Ja pärast seda võttis ka mingit Lõuna-Eesti kanget napsu, mis oli väga naljakas. Aga see on väga hea näide selles mõttes, et kui sa... Et see on see hetk, kus muusikatööstus ja meediatööstus ja tele töötavad koos. Sest loomulikult, kui selline superstaar tuleb Eestisse, siis kõik tema jälgijad hakkavad vaatama neid saateid. Ja kusjuures, mis on kõige hämmastavam, et see jälgijaskond on niivõrd tugev, et fännid hakkavad reisima nendesse piirkondadesse, kus need staarid on käinud ja nali naljaks. Ma võin sulle öelda, et ühe Korea teleseibi tõttu muutus Tšehhi niivõrd populaarseks, et Korean Air ostis ära 51% Czech Airlinesist, et hakata tegema otselende. See on väga päris asi, et kui nad siin meie suitsamnas müttavad, kui me näeme siis palju lõbusaid Korea inimesi on tänavatel, siis põhjus võib sellest samas Eerikas olla. Absoluutselt. Olles ise ka päris tihti Aasia vahet lendamas, on Korea turism Eestisse kasvanud kordades. Nii et meil on ka selle oma põhjus rõõmustada ja samas Eesti noored, ma saan aru, märkavad seda, panevad tähele 26. jaanuaril see kontsert toimub, ma saan aru, kõik piletid sellele otseülekandele, sellele BTS-i bändile on välja müüdud ja noored hulluvad. Absoluutselt. Ja minu meelest see on väga lahe, et mõnes mõttes see näitab ka seda, et Eesti on globaalse meelelahutustööstuse kaardil. Kõige üllatavam selle asja juures on minu jaoks see, et ma saan aru, et sa oled magistritöö sel teemal kirjutanud ja nüüd sa kirjutad ei midagi muud kui doktoritööd sellel samal teemal. Kuidas see võimalik? No mind nagu, olles ise tele- ja filmi- ja muusikataustaga, siis mind hakkas paeluma see, et kuidas üks maailma mõistes väike riik, Korea, on suutnud ennast 10 või 20 aastaga viinud maailma meelelahutuse tippu. Ja tänu sellest ma praegu kirjutangi oma doktoritööd, et kuidas siis saavad kokku head talendid, võib-olla valitsustugi ja väga selge poliitika, et luua selliseid globaalseid fenomene. Ja tänu sellele on meil õnnestunud teha ka Eesti ja Korea ühisprojekte. Näiteks 2 aastat tagasi me filmisime allfilmiga ühe maailma tippnäitlejatega armastusfilmi Eestis.
ja minu missiooniks võib-olla läbi selle doktoritöö ja uurimuse on teha ka rohkem Eesti ja Korea vaheprojekte, sest läbi selle saaks ka Eesti meelelahutusmaailma. Suurepärane, suur aitäh tulemast, see oli küll väga huvitav jutt, mis sa rääkisid. Aitäh sulle!